Kogu maailma transpordilahendused liiguvad alternatiivkütuste kasutamise suunas. Üheks selliseks lahenduseks on saanud elekter. Elektriautosi me juba teame päris palju, busse aga liigub vähem. Nüüd on käes aga elektrimootorrataste ehk baikide ja rollerite aeg. Mujal maailmas suurlinnades juba on ammu elektrimopeedid kasutusel ja seda päris hea mitmel põhjusel, et kõigepealt saaste ja kindlasti mitte ainult see toss, mis sumbutitest välja lendab, vaid ka kindlasti mürasaaste, see põrin ja plärin, mis suurlinnades, millest tahetakse suurlinnades lahti saada. Eestis on nüüd olemas ka korralik valik neid sõiduvahendeid. Valikut on päris palju, et ei saa öelda, et valikut ei ole. Ainuüksi meie poes on 7 või 8 erinevat mudelit, mida saab siis, või mis sõidavad ainult elektrijõul, mopeedidest räägime. Tulemas on ka väikemootorrattad, mis on siis vanas mõttes 125 kuubikulise bensiinimootoriga sõidukid, siis täna on nad siis vastavalt 5 kilovatise elektrimootoriga, mis sõidavad ka kuni 100 kilomeetrit tunnis, et see maailm areneb jah sinna poole. Mis nüüd selle elektrisõiduki eelis on? Tegelikult on ikkagi see, et kõigepealt säästlikkus, ta säästab igapäevast kütuseraha. Näiteks on see oluline argument noorte puhul. Elektrikas on parema kiirendusega kui bensiiniratas ja soodsam üleval pidada. Elektrit saab ju kodus tepslist, nii nagu mobiiltelefoni laadida. Midagi keerulist siin ei ole. Pisut aega tuleb varuda, 6 tundi laadimist ja kuni 100 kilomeetrit sõita ühe laadimisega, ma arvan, et see on vägagi säästlik. No võtame selle sama konkreetse mootorratta aluseks, siis millised tal funktsioonid on? Tegelikult tal on ju mitu erinevat funktsiooni, see tähendab ka mitu erinevat energiakulu ja mitu erinevat ka kiirusrežiimi. Jaa, need funktsioonidest ongi tal siis 3 erinevat kiiruserežiimi, ehk siis ekorežiim, esimene, millega siis ta lubab 100% akuga, ehk siis täislaetud aku puhul sõita kuni 100 kilomeetrit. Arvestus on tehtud siis umbes 75 kilo raskuse kandamiga ehk juhiga ja suht tasasel maal. Ehk siis räägime tavalises linnakonditsioonist. Teises astmes lubab ta sõita siis kuni 80 kilomeetrit. Seda teeb ta siis pisut särtsakamalt ja siis 45, ligi 50 kilomeetrit tunnis sõites põhjagaasiga, ütleme siis nii, lubab ta sõita vähemalt 60 kilomeetrit. No siin see tegelikult ratas on ju ka absoluutselt turvaline, tal on kõik korrektsed tuled, pidurdussüsteemid ja kogu muu, mis käib ühe korraliku ratta juurde. Jaa, Super Šoko on selles mõttes väga korralik ja ta võib öelda, et tegemist ikkagi premium-klassi tootega, ei ole odava või ütleme odavalt ehitatud rattaga. Siin on olemas sõidumeerikud, mis aitavad sul meeles pidada palju sellega veel selle laadimisega sõita saab, näitab kiiruseid, läbisõit, korralikud ketaspidurid, väga innovatiivsed esi- ja tagatuled, mis on nähtavad ka külje pealt vaadates. See tähendab seda, et sõiduk on turvaline hämaras või pimedas liigeldes. Tootja poolt on öeldud, kuskil 660 laadimist on nagu katsetulemustena on igakordselt vähemalt kätte saadud. Seda nad siis nüüd garanteerivad, et seda saab teha. See võrdub siis bensiinimootoriga rolleri elu jaoks kuskil seal 25, ligi 30 000 kilomeetrit. Et ma arvan, et see on ikka uskumatult suur vastupidavus. Super Šoko puhul on veel, et paigi puhul siia saab lisada lausa 2 akut, mis siis suurendab läbisõitu siis isegi põhjagaasiga sõites 60 kilomeetrilt 120 kilomeetrile. Turvalisust paigi puhul lisavad ka 16-tollised rattad. Oluline on ka sõitja enda turvalisus, mis eeldab ka kiivri kandmist. Mõelge nendele läbisõitudele ja võrrelge omi. Meie testisõitja Sane, kes on alles noor mootorrattajuhi lubada omanik, istus elektripaigi selge esimest korda ja tegi Tartu linna peal mõned tiirud. Temaga oli kohe pilt selge ja saime ta lihtsalt elektriratta usku pöörata. Inimesed peavad proovima. Nad ei saa aru. Ise ka mõtled, mis see elektri asi siin on ja ei ole. Väike ombusk on meil selle elektriasside vastu. Sa saad päevaga 80 kilti läbi sõita. Ma ütlen, mina sõidan autoga umbes päevas sama palju, isegi võib-olla vähem. See on tegelikult suvisel ajal tööl käimiseks. Mõnus riist.
kui rääkida sellest saadavusest, siis tegelikult motohobi.ee lehel on kõikide meie koostööpartnerite nimed kirjas, kust samamoodi saab neid sõidukeid vaatamas käia.